tänasel testil me saime nüüd vaba ja järgmise ekipaasiga vestlemiseks Siim Liivamägi, tere! Ja kaardilugeja Edvin Palisalu. Kupatama motosport. No, ma olen üritanud siin kõikidega erinevalt neid intervjuusid alustada. Siim, miks ei mängi korvpalli? Miks ei tegele ujumisega? Miks sõidad ralli? Väga hea vastus. Ralli on ainuke spordiala, kus sa lülitad täiesti välja ennast. Kui sa jooksma lähed kuhugi, siis ikka mõtled töömõtteid. Rallis ma ju kuulan Edvinit ainult ja ma ei mõtle mitte midagi. See tegelikult laeb maha väga hästi. Ja see on ka kõva füüsiline trenn. Me oleme kuulnud küll, kuidas siin suviste etappidega vennad nii-öelda ei teegi mitte midagi ja kaotavad 2, 3, 4 kilo kaalust ühe ralli. Autos on palav. Autos on palav ka, jah. No nüüd on esimesed sissejuhatused tehtud, vaatame sellele hästi lühikeseks jäänud hooajale. Algas see Viru ralliga. Nüüd me kuulame sinu juurde. Ma ei mäletaks seda Viru rallit enam. Ei, Viru ralli oli selles mõttes huvitav, sest me saime üks päev ennem stendi tehtud. Me ei olnud seal autos, me olime 0 testi teinud selle autoga uues seades. Ja selles mõttes oli siuke huvitav, me saime esimese sõidu teha seal samas servispargi lähedal asfaldi peal, lihtsalt vaatasin, kuidas käigud käivad ja saime esimest korda õhtus proovida, nii et võite ise aru saada, mis seal toimus. Ja meil oli seal tehniline viperus, massi lüliti põles meil maha, ehk siis me saime minut 10 õhkina, et sinna see ralli jäid. Aga enne seda, kui need probleemid algasid, oskad sa praegu mälu pealt öelda, mitmendad te olite oma klassi konkurentsid? Virus. Virus. Kuskil 5-6 ma arvan. Oli vist jah. Ja ei olnud seal, ütleme, 4. kohaga lähimate kohtadega ei olnud ju kalendri? Ei, olid kindel või, sest ma mäletan seda minut 10, siis me just olime pigem seal väga 3. lähedal või midagi sellist. No võib-olla. Jaa, et tegelikult nagu hakkas sujuma küll, aga noh, et selline... See ei olnud nagu hea ralli. Loll lapsakas tuli lihtsalt sisse. Ja rabe oli. Rabe. Test on teinud, siis oli nagu... No ikka roostet natuke ja auto teises seades ja... No ja põhimõtteliselt uus auto ja kõik. Me ei olegi sellega väga palju võistanud. Ja alustame sellest. Siis oli paus, siis olid testid ja siis tuli Lõuna-Eesti ralli Võrus. Too oli ka nii-öelda mini-VRC. Jep. Seal sai võrrelda ennast, jah? No ja kõigepealt ikkagi alustame sellest, et võrdle ennast oma klassi konkurentidega. Sul tuleb meelde. Võrus oli meil... Mis seal oli, oota? Me olime umbes pool rallit, olime seal 4. Maavalist näha, siis lõpp kuidagi läks. Seal oli ka meil mingi tehniline asi. Võrus ju ei olnud, algus oli ju hea mäletad. Ja meil oli see, et meil läks ju tõstis plokikaan ära. Siuke väike asi läks meelest ära praegu. Lihtsalt. Et auto läks avariirežiimi, ei lastud enam turbat taha panna, täpselt poole pealt umbes. Ja siis me sõitsime sellise pooliku autoga. Et sinnamaani oli hea, mäletan küll, esimesel katsel oli üks põige, seal läks ristiauto kraavi natukene, vaatasime sinna sekundeid, teisel katsel, see oli minu viga, teisel katsel tegi Edvin ka viga, solidaarsus. Mitte samas kohas? Ei, järgmisel jah. Solidaarsus. Legend läks käest ära, see võttis ka sekundeid? Kõvasti, ja. Ja ma mäletan, seal oli küll meil katseajad, olid reaalselt seal 3. ja 2. võrreldavad oma klassis. Need juba hakkas nagu lubama. Oli kõik nagu ilus, aga noh, jälle, kerge error. No, nii on, jah. Ja siis tuli kurikuulus Saaremaa. Sellest väga pikalt ei tahakski rääkida. No räägi siis nii lühidalt, kui lühidalt sa tahad rääkida. No Saaremaa jah, selles mõttes, et esimene päev tuledega, eks ju, kõigile võõras. Karjumine, kuigi läks okeilt, rehvivalik polnud kõige parem. Ma ei olnud kunagi vihmarehvidega sõitnud, hästi pehmete ja suure klotsiga. Oli hästi ujuv selline sõit, ei olnud üldse kontrollitav, aga ajad olid okeid. Me olime väga ilusti seal kuskil ka top 5, ma arvan, on ju, top 5 sees. Ma segan muidugi vahele selle, et konkurents oli ju väga kõva, väga palju autosid. E-klassis oli 25. Ja 25 või 27 autot, et selles mõttes teil kui võistlejatel oli väga põnev. Ja seal olid vahed väga väiksed esimese päeva järel ja siis teise päeva esimene Undva.
pole kunagi meeldinud meile, aga no selles mõttes on äge katse. Ta on äge katse. Me ei ole osanud sõita seda lihtsalt. Pigem see. Siis mina, ma ei tea, Edvinil kuidas on, aga noh. No lugemisega sai hakkama. Tema sai hakkama täis. Suuga pära. See on väga karm. Ja seal Undvas me tegime siis elu, ma arvan, parima sõidu. Me olime vist äkki oma klassi, ma ei tea, kas 3. või midagi sellist. No ilmselt Ranno oli esimene. Jah, Ranno Subi äkki olidki ja siis olime kas meie või siis olime 4. 3. Kempa, Aigro, kõik olid seal ühes punktis. Ja, aga me olime jah, seal ühesõnaga. Ja see läks väga hästi. See andis meile väga palju nagu energiat juurde. Ja hakkas tunnetus tulema. Ja siis kaugatama. Jälle väga kuulus katse. Jah. Kusjuures esimest korda oli seal igav isegi. Ise? Jah. See kiire katse, aga tegelikult on see nagu siuke... Aga seal on ka lollakit? On. Aga seal lõpus siis on mahapööre asfaldi peale ja ennem mahapööret siis pidurdasin, hakkasin käika alla lööma ja siis olid käigud tühjad. Kõik? No selles mõttes jah, ma ei leidnud ülesse käike, et tegelikult käigud olid alles, aga nad ei tulnud, nagu ei lülitunud. Oligi katkest? Jah. Ja siis jah, vaatasime seal, eks ju, kes ikka minu saba kergitab, kui ma ise ei kergita. Et olime 10 sekki seal umbes, ma arvan, otsime käike sisekaamerast, vaatasime, et kui oleks selle maha võtnud, oleksime olnud vaata, et eks sa esivahe sees omales siis. Ülikõva aeg ja ülikõva konkurentsis. See läks hästi, see katse. See oli väga hästi. Et see kurb. Kohe katkestamine oli. Ja ütleme siis niimoodi, et kui suur põhjus käigukastis oli? Jah, ma naeran praegu. Näha on silmad. Et jah, arvasime, et on 5 eurone tiht katki, aga oli hoopiski 2,50. Meeletu raha. Mille taha asi jäi. Aga ütleme niimoodi, et nüüd tagantjärgi vaadates, kui see viga sai kätte saadud, ega koha peal seda parandada ei oleks võimalik olnud. Et ta on hästi rumal, hästi odav asi, aga parandada ei oleks võimalik. See oli jah, kasti sees oli see viga, ehk siis kast maha ja nii edasi. Ja 2,5 euro. Kõigest. Jah. Et täna õhtul sai eile õhtul sai alles valmis, 23.04 saatsid mehaanikud sõnumi, et lähme testi tegema. Ja nüüd sa oled sõitnud piisavalt palju täna, kuidas sulle nüüd auto on? Auto on väga hea, et ma tunnen väga-väga hästi ennast autos. Ja kui me nüüd vaatame sinna horisondi taha aasta 2021, plaanid, mõtted, ootused, lootused? Siin peab iga mees vist enda eest rääkima. Otsustage siis kumb alustab. Viimase sõidnud on nagu kindlasti palju lubav. On näha, et on võimalik Aiglale ja teistele vastu saada. See on nagu väga hea edasi minnes. Et siis ma saan siit ilmselt vastusest õieti välja lugeda, et kiivreid varna ei riputata, et tahetakse minna nagu uuel hooajal jälle täispangal. Jah, tegelikult eks see salamisi vist see plaan on. Kõike mõte on, jah. Et eks sõltub siin nagu ikka, eks ju, alati igasugustest vahenditest. Talvel ilmastik, vahendid, siis nüüd see COVID-19. No ütleme, et kõik läheb ideaalselt. Siis on hooaeg olemas. Jah, sõita tahaks, et ilmselt kui vahele jätame, siis see jääb ilmselt kripeldama elu lõpuni, et ma ütlen ausalt, et esimest korda me tunneme Edviniga, ma arvan, mõlemad väga hästi autos. Et kõik on nagu 100% lähedal. Jah, kui see tehnika nüüd vastu peaks, siis ju võiks sõita juba. Mille pealt hakata ka juba igal rallil poodiumit küsima omas klassis. Kuigi ma siin just rääkisin ka Aiko Aigroga, tema ütles, et mees teiselt planeedilt Ranno Puntsa. Ei no eks ikka, jah. Seal on jah kogemuste vahe nii suur, et nagu maailmameister Ott Tänaki ju põhimõtteliselt igas teises intervjuus ütleb, et see on kogemussport, siis see täpselt nii ongi. Et siin ei saa lihtsalt punnida kohe. Et ei hakka nüüd rusikaga rinda lööma, et lähme ja Puntsenit igal rallil võidame. Ma kujutan ette, kui seal saada osad sekundid igal katsel talle lähemale, oleks ka järgmine aasta juba väga suur edusamm. Absoluutselt. Ja samas ka hea konkurent Aiko Aigro, kes ei ole ka üldse aeglane. Absoluutselt ja subid on meil üllatunud. Nüüd nad ka harjuvad 4-veolise autoga, et kui kõik need ekipaasid on järgmine aasta stardis, siis tuleb kindlasti põnev hooaeg. Ma arvan küll. Et nüüd annab taevaseid jumalaid paluda, et nad nagu tehnika poole pealt jälle viperusi ei tee. Kunagi peab jah see ring täis saama, eks ju. Lõpude lõpuks. Jah.
ma loodan siis seda. tuleb uus ring. No siis tuleb uus ring. No ei saa ju nii negatiivselt ka kohe mõelda, tuleb ikkagi mõelda nagu uue plussringi peale, et tuleb nagu juba poodiumit ja sellised positiivne. Just. Aga kui me nüüd vaatame, no jah, kõigest 3 rallit oli, ma olen alati sinust alustanud, nüüd Edvin, kaardilugeja poole pealt sinu lemmikralli. Saaremaa need 4 katsetust on ära saanud kõike. Aga samas, noh, klassikalised teed ikkagi Lõuna-Eesti. Ei, seal on väga hea. Meil jällegi oli see esimene pool rallist oli väga-väga hea. Rütm oli väga hea üle nende nukkide. Väga mõnus. Aga sa ütlesid, et sul rohkem nagu Saaremaa lemmik. Kui palju, kui me nüüd räägime raskusastmest, kui palju erineb nagu lugemise raskus Saaremaal, kus on ikkagi rohkem nagu sirgeid ja läbinähtavaid kurve või neid nukkide taha pimedaid kurve loopimine? Kuigi legend on üks. Võru lugemine on kindlasti raske. See on endal see mure ka, et kas see on nagu ikkagi kirjas täpselt, sest kunagi see nuki taha ei näe. Saaremaa on suhteliselt läht. Seal on rohkem klassi. Üks sõita vist kuskil on. Aga jah, keerulisem on ilmasti Võru. Aga samas ka põnevam, see nõuab ka sinust rohkem nagu pühendumist ja kontsentreerumist. Absoluutselt. Siim, sinu lemmik, sinu kõige vähem lemmik? Ma arvan, et siiamaani oligi kõige selles mõttes vähem lemmik, aga mulle ka Saaremaa väga meeldib, üks Undva katse, nagu me rääkisime. Nüüd on ta, ma arvan, mul üks lemmikud katseid. Varem ta oli, ei meeldib mulle üldse, ma ei osanud sõitma lihtsalt just. Et aga mulle meeldib ikkagi see Lõuna-Eesti rallid. Selle, et ütleme, sa oled ju ka ikkagi kohalik. Just, ma olen sündinud ka või pärit Antslast. Et mulle meeldivad need, sellepärast, et need üle nukkide nii-öelda siis juba keeratud autoga minek. See sättimine. See sättimine, kui see välja tuleb, siis see pakub väga suurt rõudust. See, et jes, ma suutsin selle täpse joone sättida. Ja ma uskusin Edvinit ja seal on see Eesti usaldus on väga seal on usaldus ka pimedates kohtades. Just, see on tegelikult väga pait sõita. Kuidas te mõlemad naudite talvel sõitu piikrehvida? Kuigi ju põhirallisõitjad ütlevad, et tegelikult tavainimene ütleb, mismoodi saab olla suvel libe, aga suvel ju on libedam tegelikult sõita kui talvel piikrehvida jääda. On küll jah, et ega talvel me oleme ka ikka väga vähe saanud sõitjadeniga. Ülinapp kogemus. 2 rallit vist ongi. Just. Aga need tulid meil päris hästi välja tegelikult. Me jäime nahtult 4. äkki 4 sekundiga Lätis. See on väga napp. Jaa, sest et seal oli, meil jäi ette tegelikult ühel pimeda katsel üks auto. Eks see neelast. Ja siis see üks ralli oli siis, olime sõitmas täiesti 2. ja 3. koha peale. Ja siis tegin sõiduvea või ma ei tea, oli selline teine läbimine ja oli pudru peale tulnud ja ma ei arvestanud sellega ja maapööre ja läkski hange. Ja istusime 6 minutit seal kinni. See oli ikka jube. Meil nagu tuli välja see talveralli väga hästi ja meeldis, et lihtsalt ei ole kogemust. Et siis võib öelda, et sa loodad, et see aasta või järgmine aasta, selle hooaeg hakkab järgmisel aastal, et tuleb talve ja nagu sa ütlesid, et talverallid on ka nauditavad, siis sa kindlasti üritad ikka stardis olla. No ma arvan ikka, jah. Ja saada ikka piigisõidukogemust ka. Kui me nüüd hakkame rääkima talverallidest, talvel on teada, on valget aega väga vähe. Ma ei tea, kui meeldib, kui ebameeldib sulle on sõita pimedas tulemas? Väga ebameeldib. Tegelikult. Muidugi talvel ju kui on lund ja ta ju peegeldab rohkem, et valgust peaks nagu olema rohkem. On küll jah, aga kui näiteks saab lund, siis on täiesti... Siis sa sõidad vastu sein. Just. Et seda kogemust on nii vähe selle tuledega sõidul, et ega ta nagu päriselt ka ei meeldi. Et seda pidurdamist ja sellist otsimist ja seda on hästi palju. Ega seda nagu hästi välja ei tule. Sulle ka vist ei meeldi pimedas ja lugemine? Ma ei ütleks, et ei meeldi, lihtsalt ma näen kõrvalt ja kuule, et Siim on nagu ebakindlalt, siis ta lihtsalt on mul ka nii, et pead hakkama nagu ennast temposse sättima ja väga täpne ole. Ja olgem ausad, aga kaardilugeja terve tee ei istu ju legendist, ta ikkagi ka vaatab. Ja ma usun, et ma ei eksi, kui ma ütlen, et valgega on ikkagi tükk maad lihtsam nagu hinnata ka teed ja vaadata kurve, et kuidas lugeda. Et pimedas on kindlasti raske. Kuigi Edvin on alati räägib, kellele meeldivad just rasked tingimused, et talle meeldib Boris sõita ja nii edasi. Tema arvates on see õige ralli, mulle üldse Boris ei meeldi sõita.
et pigem ikkagi sellised, noh, normaalsed keskmised teeolud ja ühtlane teeolu, eks kõigil on niimoodi, ma arvan. Eks üllatused ei meeldi kellegi. noh, ja muidugi teised läbimised lähevad, no kui isegi pori ei ole, ikka tekivad rööpad ja augud ja eks ilmselt teised läbi, kuigi noh, reeglina teistel läbimistel ju aega alati parem. Tõsi. Aga samas on ka olud rasked. No on jah, et eks see teine läbimine alati see, et sulle ikka jäävad mingid kohad nagu väiksed niimoodi nagu meelde just, et sa julged nagu rohkem ja noh, sa said sellest pidamisest aru ja nii edasi, et eks see on alati hea. Ja te ju omavahel suhtlete, kindlasti sa teed ju ka katse ajal parandus. No, vähesel määral. Me veel ei ole sellel tasemel, et neid parandusi teha, see on päris keeruline töö. Mul on küll pliiats käes, aga... Mõned üksikud oleme teinud, aga pigem jah. Võrreldes tipptasemega ikka väga minimaalne on legendi parandamine. Et pigem ongi see tunnetus ja see, et ma suudan nagu kiiremini neid kohti läbida kui esimesel läbi. Jaa, eks see on sõidus lihtsalt kinni, et eks seal on ju valik, et sul on 5. käigu kõrvem, eks ju, võib-olla 120-ga, võib ka 180-ga olla, eks, et sa valid seda, sealt saab seda nagu aega parandada. Just see õige kiirus leida, palju ka nüüd lubab. Just. Eks ikka teisel läbimisel lähed natukene, kas või 5 km tunnis, 10 km tunnis. Aga see kajastub ju kõik 0 sekundites, millest saavad sekundid. Absoluutselt, jah. Nii lihtne see ongi. Jaa, nii lihtne see ralli ongi. Et loodame, et uus hooaeg hakkab plaanitult, et taevased jumalad on rallisõitjate pealtvaatajate, fännide poolt, et koroonaalased võistlusi pidada, et suudate te jälle, nagu mõlemad ütlesite, autoga on nüüd usaldus saavutatud, auto on hea, et suudate ise tõusta natuke jälle kõrgemale, olla igal rallil poodiumis, konkurentsis ja miks ka mitte lõpetada hooaeg 2021 ka üldarvestuse esikolmikus. No see on nüüd natuke liiga hästi ja just, et aga noh... Aga te ei lähe ühtegi rallit kaotama? Ei, aga ega üldarvestusest top, ütleme 8 sees olla ei ole nagu võimatu. Top 5 oleks juba luks. See on juba väga hea. Top 3 oleks superluks. Jah, seda on keeruline saavutada. Aga see on tehnikasport, konkurentidel võib minna natukene kehvemini. Seda ei tea enne mitte keegi, kui ralli on lõppenud ja ruudulipp on langenud. Just, nii on. Loodame, et see nii kõik ka juhtub. Peab juhtuma. Need fännid, toetajad näevad teid jätkuvalt raja ääres. Meie ralli.ee poolt soovime ka väga korda minevat algavat hooaega ja täname intervjuud. Aitäh!